That is a phenomenal time. Foi no baile de favela que tudo aconteceu. Fui duvidar do novinho. Corre do lado pra isso. Corre do lado. E eu fiquei à vontade. Fui tirando a roupa toda e começou a cantar. Foi no baile de favela que tudo aconteceu. Fui duvidar do novinho, mas olha no que deu. Ele me arrastou pra dentro e eu fiquei à vontade. Fui tirando a roupa toda e começou a sacanagem. Foi no tere! Mis me siin Paides täna teeme siis? Vaatame, kui lähedased on ralli ja jalgpall. Kuidas teil jalgpalliga suhe on muidu? Mina jälgin tiitlivõistlusi, aga olen dilettant. Mängisin viimati koolis. Okei. Ehk siis liiga hea ei ole. Challenge number 1, riietumine aja peale. Aga mis sul siin Urmo täna kaasas on? Selles mõttes ma näen, et sul laud asju täis, et kas need on mulle need asjad või? See on sulle ja ma hakkan natuke kaugemalt peale, et kogu siis sõitja või kaardilugeja isiklik turvavarustus on Rahvusvahelise Autospordiliidu poolt litsenseeritud ja kontrollitud. Kõikidel asjadel on sellised märgid peal, mis näitavad, et kas nad on kehtivad või mitte ja ralli eelses siis kontrollis seda kõike kontrollitakse. Kõik tooted on tegelikult tulekindlad. Selle tulekindlusega kaasneb ka see, et nad on päris soojad. Et kui täisvarustuse paned selga, siis ma ütleks, et rahulikult -20 talvel võid ringi liikuda. Jällegi teistpidi, kui on soojad rallid, siis autos võib temperatuur tõusta 70-80 kraadini. Palju praegu Kreekas võis olla näiteks? Võis olla mingitel katsetel, mis on aeglased, kui ei tule siis katuse ventilatsioonisüsteemist õhku peale, siis võib täitsa olla selline 7-80 kraadi. Nagu korraliku varustusega saunas olemine, et mingil hetkel rallisport võib olla nagu päris keerukas ja vedeliku kaotus on päris suur, et ma tean endal minu vedeliku vajadus ühel päeval ennem rallil oli kuskil 10 liitrit. Aga mis ma kaasa võtsin, hakkame siis ülevalt peale kõige olulisemast osast ehk sinu peast, et kiivrit pähe panna on siis selline sukk, jällegi tulekindel ja siis on kiiver. Ja siis on Hans, mis siis kaitseb kaela, jah? Ta kaitseb sinu kaela siis nagu otse kokkupõrkel ja tegelikult ka nagu kergelt külgsuuna kokkupõrkel. Siis sealt edasi aluspesu, mis on jällegi tulekindel. Ja kui võib-olla rääkida sellest, et miks seda nagu pesu veel siia konventsiooni alla vaja on, siis kuna erinevad kihid annavad selle tulekindluse, siis need testid, mida tehakse, on 10 sekundi test, kus üks manneken sensoritega pannakse sellisesse kabiini ja lastakse laustuld peale ja siis vaadatakse, et missuguse astme põletusi see sõitja saab. Siis sa saad peale panna siis sellise tulekindla konventsiooni. Ma arvan, et see on päris humoorikas, et see on sellest ajast, kui ma olin nagu siis tippkaalus, mitte nagu heas mõttes, vaid halvas mõttes, et see siia mahub kuni 115 kilo kaaluv meesterahvas. Ma olengi mingi sota praegu. Ja kui need asjad on seljas, siis jalanõud, ma ei tea, mis su jalanumber on, need on 45. No, mahuvad. Mahuvad. Ei, no mul 42, aga noh. Ja siis võtsin vaari kaasa hästi palju sokke, et siis saad sokkidega kompenseerida. Jällegi tulekindlad. Lõppu siis väravai kindad, sõidukindad ja mis need kindad siis võib-olla veel lisaks sellele tulekindlusele eriliseks teevad, et siin on erinevad pinnad, mis siis parandavad haaret rooliga. Ma saan aru, et nüüd on kõik, jah? Nüüd on kõik, jah, praegu nagu rohkem siia midagi lisada ei ole, et siis kui sa need kõik selga paned, siis sa oled täisvarustuses. Ralli osas on kõik selge, minule jaoks on kõik selge, kuidas üks rallimees peab rallipäeval välja nägema. Ja mul on teile ka tegelikult siin ette valmistatud üks set nii-öelda, kuidas siis jalgpallurid peaks mängupäeval väljakule minema, täpselt samamoodi. Nagu sina rääkisid, et see on reglementeeritud, jalgpallis on see ka reglementeeritud. Ühesõnaga, tänasel hetkel siis, kui sa väljakule lähed, loomulikult sul peavad olema siis jalas jalgpalli jalanõud. Jalgpalli jalanõusid on nii-öelda erinevaid. Need on siis täiesti tavalised nii-öelda muruväljaku jalgpallisaapad. On veel olemas kunstmuruväljaku jalgpallisaapad ja on veel olemas saali jalgpallisaapad.
ja on nii-öelda tänase ilmajalgpallisaapad, kus siis vihma sajab, sul on metallkorgid on ju, sellepärast, et sul oleks pidamine parem ja sa ei libiseks nii palju. Siis on kaitsmed, mis siis käivad sokkide alla, mängusärk, siis on sokid. Sokke on tänapäeval hästi palju erinevaid, nagu te ilmselt ka telekast näete, siis paljud lõikavad. See on nüüd siis nii-öelda nagu sleeve, et sa paned oma madala soki nagu mul on ja siis tõmbad selle sleeve'i siia soki peale ja kaitse siis läheb sinna alla. On ka sellised täitsa tavalisi sokke, nagu ikka klassikalised jalgpallisokid, kus siis nii-öelda oma sokk alla ei lähe, läheb lihtsalt see jalgpallisokki alga. Püksid, mõned panevad siia alla veel retukad ka, aga kellele mida. Need on siis ütleme sellised kaitsmed, mis on iga kohtuniku unistus nii-öelda. Sellised nagu päris kaitsmed. Aga kaitsmetega on see teema, et mängijad tänapäeval väga nii-öelda tahavad, et see oleksid piisavalt nagu kerge või et neid asju oleks vähem, mis sind segavad. Ja siis tehakse selliseid asju. Võimalikult väiksed, sellised nii-öelda natuke teibitud. Ja nad lähevad sulle siia sokki alla ja nad on nii väiksed, et nad ei sega sind, aga kohtunik ei saa midagi öelda ka, sest tegelikult see ei ole selles mõttes reglementeeritud nagu sellisel kujul, et milline see kaitse täpselt olema peab, kas see peab olema plastik või ei pea olema plastik. Kas kaitse on kohustuslik või? Kaitse on kohustuslik, jah. Kaitse on kohustuslik, mõned klubid tahavad, et kaitsmed oleks ka treeningul peal, aga üldiselt see on suuresti vaba valik, kas sa treeningul paned kaitsmed või ei pane, aga mängus on kõik see on nagu kohustuslik. No nii, ekipaaž, Aava, Kütt, valmis? Valmis. Siis on tähelepanu, valmis olla ja stardime. Filmime seda, 1.36 läks ekipaažil aega selleks, et ennast jalgpallivormi saada. Minut 36 on ees, nii et. No nii, Gert, sinu challenge läheb käima 3, 2, 1 ja stardime. Sergio, play your piano. Sergio, play your yo. Tait, ma arvan. Ma aitan sul luku kinni panna, siis see on väike praak siin. No kõik. No nii, ma tahan. Nüüd on Gert. Check it out. Aeg kinni, aeg on 2.23 ehk et Gert Kamsis sai Rally Estonia kõlbulik piloot 2.23-ga. Hetkel esimene katsevõit seega rallimestel. Tegelikult olid tubli, päris hästi tegid. Olin on jah, Väga hästi. päris kiiresti nagu. Ma arvasin, et sa saad nagu valedalt pähe, aga tegelikult napikas. No ma tavaliselt spordimehena esimese annan ära ikkagi sõpradele ja nüüd läheb tõeliseks nagu võistluseks alles, nii et. Esimene katsevõit tuli meile, ehk siis rallimeestele. Olime circa minuti kiirem kui jalkamehed ja läheme edasi siis järgmise challenge juurde. Challenge number 2, nurgalöögist õhust skoorimine. Selle vahega, et 3 katset, pall on vaja väravasse lüüa otse õhust. Teie olete Silveriga kahekesi kastis, teil väravavahti väravas ei ole. Nii et selles mõttes on see teie jaoks lihtsam, ma loodan. Selleks, et minu challenge raskem oleks, olen ma kutsunud täna siia väravasse meie noore andeka väravavahi Mattias Sapi, kes siis on valmis kõiki neid lööke ära võtma. Loomulikult ma olen Mattiasega kokku leppinud, et midagi ta täna kätte ei saa, aga proovime. Sa pead need kõik sisse rammima. Davai. Need, mis madalad on, need on sinu omad. Sapp, vaata, et sa mingi plönne ei lase, on ja? Oi, ei saanud esimest jaba. Ei! Ja olemas. 1, jah. Bravo, väga hea. 3 katsest.
ei ole, see üks oli jama ju. Ei, väga kevad pallid olid. Minu viga. Hea finiš. Urmo ja Silver lõid nurgalöögist ühe värava. Loomulikult väravavahti neil väravas ei olnud. Minu challenge number 2 hakkab nüüd. Kermo on palli taga. Väga oluline on see, kas Kermo suudab need pallid kasti toimetada või ei suuda. Kõik, mis kasti lähevad minu peale, need on sees. Oi! Fuck! Kus ta selle ära toob, noh? Mängus ei too ühtegi, noh. Palli hea! Appa lillo! Ei saa ju, see on nii madal. Kas keegi on võimeline selle palli kasti tooma? Just put it fly! Pall luba! Oi! In the air! Not in here! Put it in the air! The fuck is this? Hea pall! Oi, raisk ei tabanud! Tubli oli tegelikult. Nurgalöökide challenge, seis 1-1. Üldkokkuvõttes seis 2 rallimehed, 1 jalgpall. Challenge number 3. Selle sama masinaga siin hakkame sõitma slaalomit ja ma saan aru, et selleks on vaja ikkagi ka legend kirjutada, Urmo. Absoluutselt ralli tehniliselt teeme siis legendi niimoodi. Me kõnnime koos, Silver meie kõrval. Kuna sul väga palju kogemust ei ole, siis mina loen meetreid ja kurve. Meetrid on lihtne aru saada, siin mingit tuumafüüsikat ei ole. Kurvid on siis selliste kategooriatega 1-6, 1 kõige aeglasem, 6 kõige kiirem. Ja kindlasti on veel siin mingid sellised asju nagu slaalom, millest sa saad aru, ja põige ja tegelikult tuleb lihtne legend, sest rada on lühike. Kergitab ka kuskil või? Ma arvan, et nagu siis ajus kergitab, kui sa ennast kinni sõidad. Aga lähme minema. Parem 2 liiga nagu... No, ütleme, 3 ei ole või? 3 nagu 3. Siis sa sõidad siia ennast kinni. Okay. Sul oleks vaja siia taha sõita. Vasak 1, tagasi. Vasak 1, see tähendab siis seda, et põhimõtteliselt sa... Kas see on peaaegu kässariga siis või? Kui sul on kässar, jah. Siis siin võiks kässarit kasutada. Siin võiks kässarit kasutada, jah? Okei. Parem 3. Okei. See on parem 3 või? Okei. Jah. Okei, saad saba sinna lasta, jah? Ei, ma ei taha saba sinna, me läheme sealt ju läbi ju ilusti. Läbi, ja. Okei, siis ma saan aru, miks see 3 on. Ma mõtlesin, me läheme sinna. Ja 10, slaalom paremalt. Sõidad nagu kurika taha, peab vaatama, et tagumise rattaga kurika peale ei sõida. Ja miks on oluline on see, et kurika taha ja pigem nagu aeglaselt sisse ja kiiremini välja. Ehk siia taha, sinna. Siis kui sa sõidad vastupidi, et sa sõidad nagu libamisi sellele kurikale peale nagu ette, siis sa sõidad nagu järgmisesse kinni ja viga järjest läheb raskemaks. Ja siis lõpuks oled sa seal viimase kurikaga niimoodi, et sa enam ei mahu siit läbi. Okei. Siis pane 3 kõksimine ja vasak 1 tagasi. Okei. No siis on keeruline. Aga ma näitan teile siin selle ära, mis te siin tegema peate, jah? Jaa. Mõlemad peate siis palli õhku võtma. 1, 2, 3, 4, 5. Pall maha tagasi. Teine kaaslane. Siis autosse ja siis tagasi. Jah, väga hea. Silver, kuidas sulle tundub see legend? Kas liiga optimistlik mõnes kohas või? Aeglane. Aeglane või? No eks paistab. No aga siis hakkab minema. Vasak 1 tagasi ja parem 3. Vasak 1 tagasi ja parem 3. 10 põige vasakult. 10 slaalom paremalt 5. Rooli võima ei ole. Ja lõpus 3 kõksimine, aga keera tagasi. Parem. Ja lähed ennem. Võta Silver. Hea töö, Silver! Ja saab vasakult 5. 10.
10 õige vasakult, 10 vasak 3 sisse. Vasak 3 sisse ja parem 1 tagasi. Ja vasak 2. Parem 1 tagasi ja vasak 2. 5, miinus, stopp. Aeg! Bravo! Teie tiimis keegi, kes loeks? Kase! It was really tricky conditions. I think tires are okay, but we go to the second one. 2, 1, läks! 5, parem 2, vasak 1. Vasak 1, tagasi. Ja. Parem 3. 10, õige vasakult. 2 pihta. Palun paremale. 5, 3. Ei, 2 pani puutu. Parem 1 tagasi. Palun vasakult 5, 10, õige vasakult. Panin üle sellest. Vasak 3 sisse. Parem 1 tagasi. Mina võtsin. Ja, parem 1 tagasi. Ja slaavi vasakult 5. Õige üle. Õige vasakult. Vasak 3 sisse, parem 1. Vasak 2. Kõige. Siin asjad. Kahjudega! Minu poolt oli okei. Jäid terveks asjad või? Ah? Ei, ma mõtlen asjad jäid terveks või? Ei, kui ma need koonused on suva. Päris kiire aeg oli ju, ei olnud või? Fia määlas Gerdile penalti, 15 sekundit, Gerdi aeg 1.30. Urmo, Silver 1.17, seega katsevõit Urmole ja Silverile. Koondseis 3-1 ja mul on veel 2 challenge'it, et neid kinni püüda. Challenge 4, penalti löömine professionaalsele väravahile. Rallimehed saavad siis 2 peale 5 lööki penaltipunktilt ja Gert saab lüüa siis 5 lööki penaltipunktilt, aga kinni silmi. Nii on. Prillid ette ja hakkame lööma. Oota vilet, Silver. Ära enne mine, muidu ei loe. Ma panen vilet. Ai! Ma ei saa hooga lööma minna, sest ma ei tunneta siis vaata ära. Ma pean suht ühe nagu sammu pealt lööma. Et siis on nagu see lihtsam. Hoppa! Ja ristakas see kõigis. Väga hästi. 1-0. Tubli sapp ja tööna! Ui, ta toob selle ära! 1-0 ikka, jah? Jõuga vaja panna. Jaa. Ja Gert skoorib. Kinni silmi Gert. 2-0. Siis on penalti challenge'i võit, katsevõit Kambile. Pergele Rai. Tubli. Penalti challenge'i võit siis mulle 2-0, üldskoor 3-2. Viimane challenge. Kas teie või meie? Saame näha. 5. challenge, väljaku hooldusmasinaga ilma pidurit vajutamata võimalikult täpselt aeglustada siis enne palli niimoodi, et pihta ei lähe. Ja miks oluline on see, et rallis pidurdamisest hakkab kõik. See tundub mulle natuke nagu siuke publiku katse, vaata kui palju inimesi siia tulnud on vaatama seda. Ja te olete populaarne meeskond. Tee ka. See on nagu Montes, see viimane katse rahvas on hästi lähedal vaata või see esimese päeva viimane. Mobiil ei tööta ju. Ära.
Napikas. Kes märgib? Teeme ilu pärast, teeme seda. Kurat! Ma arvasin, et läheb kaugemale nagu. Nüüd ma tean, kus ma pidurdama pean hakkama. Aadam, aita. Paneme sellest, see on see sõber. 12 meetrit. 12 või? 12 ja 10 senti. Kõik pidi hakkama pidurdamisest ju. Jah, oli vaja vara. Selge, ma ajan masin sinna. Ma vaatasin, et läheb vastu. Ja ma kahte pidi pabistasin. Alguses vaatasin, et läheb vastu, siis vaatasin, ai rais vara. Ja nüüd jälle ikka rallis. Vara sai. Ja Urmo toob auto koju finissis 94 sentimeetrit. No, ma hoidsin rehve nagu järgmiseks katseks. 94 ja. Johnny. Ja siit tuleb 4.05. 8 meetrit. Ma pidin siin rehve säästma, sest et järgmine katse tuleb ka ja see on punkti katse nagu, et ma ei saa siin meestele nagu anda mingit eelist, et punkti katsel ma hakkan kindlalt nagu suruma nagu, et ma lähen maksimumi peale. Ja. Ma teen see esimese ära. Kert hoia korra. Ja. 2.72. Viimane challenge siis teile. Kõik, mis on seotud nende aparaatidega, millega sõitma ja roolima peab, siis seal olete te ilmselgelt minust paremad, mis on ka loogiline, aga eks siis vaatame Rally Estonial, kui head te olete. Urmo siis sõitis selle masina sinna üpriski palli lähedale 90 sentimeetrit ja ainult pallist kaugust. Minul siis 3.20. Koondseis siis 4-2 teile. Aplaus ja lilled. Aitäh. Kõik Eesti rallifännid, ma tean, et teid on palju. Ma ootan teid kõiki Delfi Rally Estoniale 16–19 juuli. Uskuge mind, ma olen ise ka seal stardis. Näeme seal. Suur tänu Paide linna meeskonnale selle ägeda treeningu eest. Tulge meeskonnale kaasa elama 16 juuli Pärnu rannastaadionile. Foi no baile de favela que